jah, eks auhinnaks ole siiski publik esinajale. Kui sa lähed lavale, siis enam-vähem on 2 võimalust. Kas sind ootab saalitäis inimesi, kas sind ootavad mõned inimesed või tühi saal, et see on see auhind alati, millest väärtuslikumat ei ole. No, kuidas ma jõudsin džässi juurde, oli väga lihtne. Kui ma olin 2. klassi poiss aastal 1969, siis minu Muhu algkooli koolidirektor kutsus mind koos sõbraga oma kabinetti, ütles, et siin on 2 klarnetit. Kool ostis need. Kas te ei tahaks neid mängida? Need olid nii ilusad, nägid välja ja sädelevad nende klahvidega ja otse loomulikult me ei tahtnud sealt kabinetist ilma klarnetita lahkuda ja meil oli koolis orkesteri, mis oli akordionistide orkester, aga oma suuruselt nagu big band. Seal oli 3 gruppi, 1., 2. ja 3. hääl, mis siis olid seal koolis akordionid, aga mis siis võiks ütleme saksofoni, trompeti ja tromboonirühma niimoodi big bandis kujukalt võrreldes asendada. Seal oli kontrabass, seal olid trummid, 2 klarnetit ja mul anti ka saksofon üsna kohe kätte. Ja me alustasime mängimast muusikat, mida võiks peaaegu džässi teemadeks tänapäeval nimetada. Et me alustasime sellise muusika mängimist natuke, see oli nagu võib-olla kerge muusikaorkester, meenutades Eesti mõistes võib-olla Peeter Sauli estraadiorkestrit või aga esimene lugu, mis me mängisime päris 20 aastat hiljem laulis selle Robbie Williams uuesti väga suureks hitiks, et sellist ikkagi tuntud evergreenidega me alustasime, me ei alustanud klassikalise muusika mängimisega üldse ja otse loomulikult oli seal ka improvisatsioon kohe mängus ja siis ma nägin kunagi nõuka ajal veel Kesktelevisioonist sellist kontserti Carnegie Hallist ülekannet, kus mängis Ella Fitzgerald ja Oscar Petersoni trio. Ja ma mäletan siiamaani, et ei olnud veel värvitelevisioon leiutatud. Kuidagi see, mis ma seal nägin, meeldis mulle kohe esimesest pilgust ja ma tahtsin ka selliseks saada. Ma mäletan, et ma ehitasin kodus enda trummikomplekti mingi pottidest ja pannidest ja kirjutasin isegi mingi ansambli nime sinna basstrummi peale. Ja mul kohe päris algusest peale meeldis seda bändi teha ja sellist elu elada. Ja päris improvisatsiooni juurde ma jõudsin, ma proovisin improviseerida ja see mul üldse ei tulnud välja. Ja ma püüdsin kuulata ja minu ajal ei olnud vastavat koolitust ega ka mitte mingisuguseid YouTube ega olnud ka mitte mingisuguseid õpikuid ega kursuseid. Et see tuli kõik ise kuidagi kõrva järgi ja keegi isegi nagu ei seletanud väga. See võttis väga palju aega enne kui ma taipasin, millest koosnevad need džässifraasid ja kuidas üldse see kuidas hakata oma mõtteid pilliga teistele väljendama, et see võttis mul kaua aega, aga peale seda, kui ma sellest aru sain, oli mul ka suhteliselt lihtne seda ehk teistele seletada õpetajana. Eesti džäss praegu on, nagu terve Eestigi, on väga arenenud Euroopa mõistes oma tehnilise oskuste poolest. Minu arust iseloomustab seda esiteks džässiharidus, mida antakse üsna mitmel pool ja vahetustudengitena saavad praktiliselt kõik soovijad ju ka seda õppida nii nendes Skandinaavia erinevates džässikoolides Helsingi, Stockholm, Malmö, Kopenhaagen ja USA-s paljudes teistes loomulikult on see sama koolitus ja need samad õppejõud, kes siis nii-öelda roteeruvad. Et ma arvan, et on päris ükskõik millise nendest koolidest minna, et me kohtame 2-3 aasta jooksul neid ühtesi ja samaseid tutoreid külalisõppejõududena. Ja see teeb minu jaoks
see standardiseerib ära džässi ime. Ehk džässil on oht muutuda samasuguseks, nagu on akadeemilise muusikaharidus, väga palju tehniliselt väga häid mängijaid, keda on koolitatud mängima täpselt ühtemoodi, ühesuguse maitsega. Ja nagu ma just rääkisin Rootsi noorte džässmuusikutega eile, nad avastasid veel ühe tahu, et tänu YouTube'ile vaatavad kõik ühesuguseid eeskujusi. Seal on, ütleme, vastavas stiilis on 3 kõige paremat klippi ja kõik õpivad nende klippide pealt. Ehk see eeskuju, väga selge eeskuju on leitav kõigile ühesugune. Ja seal tekib nüüd see konflikt olukorras, kus ei ole enam seda, et eri kultuuride taustal kasvanud muusikud toovad väga tugevat oma backgroundi ja oma juuri ja mängivad täiesti teistmoodi, mis meid täiesti vaimustaks. Et kui ma lähen džässfestivalide mööda, siis ma ütlen, et kõige suurema auraga džässfestivalid selle džässi kui sellise mõttes on ikkagi USA-s, Montrealis samuti, ütleme siis Põhja-Ameerikas. Ja kõige ausamad, kõige rohkem pakkuvad üldse kultuurilises mõttes, nagu öeldakse, what blows your mind away, on ikkagi Aafrika džässifestivalid, kus ma olen paaril osalenud, et siiani on maailmas midagi sellist, mida ma ei oleks arvanud, et on olemas. Ja ma sooviksin, et tegelikult igal maal, kaasa arvatud siis meie tublis väga kaugele arenenud Eestis, säiliks see, et inimesed läheksid Eestist ära ja ütleksid, et teate, ma kuulasime Eesti džässis, on midagi sellist, mida te peate kuulma. See ei ole standardne. Jah, ma kardan džässi standardiseerumist, tema kõrgel levelil, kus on palju oskajaid ja vähe isiksusi. Kõik, kes on Eestis käinud, ütlevad, et Eestis on väga palju head džässi väga kõrgel tasemel ja meil on live džäss väga paljudes linnades, väga mitmetes kohtades. Et nii ei ole see mitmel pool. Aga ma annaks ma sooviks Eesti noorele džässile omapära ja karakterit, isikupära, kõike seda leida, kõike seda, mida teistel ei ole. Ärge laske ennast standardiseerida. Ütlen selle lause lõpetuseks siis veel igaks juhuks, et seda ütles juba Miles Davis, kui ta soovitas mõnel omal väga andekalt džässmuusikul Bostoni Berkeley's paar kursust käia, ütles, et võtke sealt, mis teile vaja, aga ärge laske ennast nudida ühesugusteks. Ma olen niimoodi igapäevaselt laval käinud siis enam-vähem 35 aastat ja võtnud selle saksi sealt kotist ja pannud rihma kaela, läinud publiku ette. Iga kord, kui ma seda teen, algul ma seda ei mõelnud, aga aastatega tekib küsimus, et miks ma seda täna teen. Ja minu huvi nagu minnes lavale või just nagu live-kontserti mängides on teha endale selgeks või defineerida, miks peaks üldse live-esitus publiku jaoks, miks selline vorm üldse võiks või peaks ellu jääma, säilima. Meil on ju kõik teised vahendid välja mõeldud. Muusika kliki kaugusel kätte saamiseks ükskõik millal ja ükskõik milline ja sulle pakutakse see sama muusikaline maitse kohe tagant järgi, kui sa ühe loo peaksid kuulama, siis sulle hakatakse seda uksest ja aknast koju saatma, sul ei ole sellest pääsu. Ja ma võttasin tegelikult välja nagu sellise definitsiooni, või sellise arusaama enda jaoks, et kui sa laval mängid inimeste jaoks. Inimesed on kõik sinu poole.
kui sa neile ütled, teate, ma armastan teid, siis inimesed lähevad pärast koju ja ütlevad, vaata, kuidas ta suhtus meisse, et vaata, kus ütles, et pilet võis maksta 40 €, aga et see ei olnud nagu wasted raha. Aga kui ma kontserdi vaheajal läheksin selle sama publiku juurde seal foajees, võtaksin igaühel nööbist kinni ja ütleks, et ma armastan teid, siis inimesed mõtleksid, et ilmselt see on peast kellegelt nupust nikastunud. See vahe ongi selle see sein ongi see vahe, et ühel hetkel tekib see mingisugune muusika jagamise fenomen teistega, et sa võid üksi oma muusikat mängida. Sul on vaja nagu vastuvõtvat poolt, et siis tekib see energiaring. Kui sina suudad oma energia, jah, et kui sa oled vaba igasugustest kompleksidest ja ebakindlustest ja sa suudad oma muusikat nagu saali jagada, siis saal jagab sulle energia tagasi. Selle energiaringi tekkimine on väga vajalik ja nüüd oleks vaja väga paljude rahvuste ja väga paljude maade, väga paljudes erinevates situatsioonides seda teha. Minna kodust välja, tšekkida, kas mu muusika mõjub ka seal ja seal ja seal. Ja siis tekib nagu, ma ei tea, mingi sõltuvus sellest, et ma pean seda saama teha ja seepärast ma olen selline reisimise hull, et mul on väga palju projekte käsil mujal. Järgmisel aastal teen uue projekti Poola keelpillikvartetiga, Mekore kvartetiga, kes on just nagu tahtnud, et ma kirjutaks neile muusikat, sellist nagu minu muusikat, džässilaadset ja New Yorgi keelpillikvartett soovis, et ma teeksin programmi nendega. Meil on Fääri saartel just oli heliplaadistus, kus me salvestasime 3 erineva šamaaniga korraga heliplaati, siis üks oli Pauliine Motsvelt Eskimo oma šamaani trummiga, siis oli Vera Kondratjeva Siberist, Handi Mansi rahvusringkonnast, meie nagu sugulusrahvus, kes oli oma põdranahast šamaani trummiga ja siis oli Eivar Palstotir Fääri saartelt endalt oma šamaani trummiga. Need kõik kolmekesi laval koos mängisid seda biiti ja teatavasti see ootamatult ka neile selgus, et üldse Eskimo šamaani trummi mängitakse alt ülesse poole, ehk sul on see šamaani trumm käes ja sa lööd nagu alt ülesse vastu rimmi ja siis see trumm nagu lendab ja see heliseb sedasi. Mõtlesin, et huvitav, et mul on ju kogu, ma ei tea, trumminduse ja džässi ja mis kõik maailma muusika ajalugu justkui näinud, kuulnud ja videod ja kõik, aga nii lihtsalt asja nagu ei olegi kunagi näinud. See 3 energiat, kuna see on nii basic energia, mis igalt ühelt tuleb, kui see nagu kokku panna, et see oli nii suur energia, et me võtsime need aluseks, need nagu šamaani või nagu need biidid, kuidas nad seda tegid ja siis komponeerisime muusikat sinna peale, salvestasime stuudios. Ma ütlen ausalt, peale seda, kui sa tuled kuskile soundchecki, kus tšekitakse bass, trummi, biiti tund aega, see ei saa ikka paika ja pärast muusikud ütlevad, et kui see oleks ikka veel olnud see gate'i lisatud siin ja sealt puldist, et siis meie see oleks see sound olnud suurepärane, siis ma alati mõtlen, et järsku ei ole asi selles. Et järsku on asi hoopis mingites muudes asjades. Et see on see, miks ma tahan esineda igal pool paljude erinevate muusikutega, et saada selle tõele lähemale, et miks keegi musitseerib üldse.